Samuti on palgapäev 1 kord kuus, aga tööle tuleb minna 22 korda kuus, mismoodi avaldavad kõik muud tegurid siin nende motivatsioonile mõju, kas pigem motiveerivalt või demotiveerivalt. Ja me vaatasime siis palga kõrval 4 lisamotivaatorit, mis kõik tulenevad sellisest teadusuuringust nagu enesemääratlusteooria, mis ütleb seda, et inimene vajab nende vajaduste rahuldamist töö juures. Kui ta neid töö juures ei rahulda, siis kus ta neid rahuldab? Ta enamus ajast ju veedab töö juures. On vajadus tunda, et ma liigun elus edasi, ma saavutan midagi, see saavutusvajadus. Isegi kui need on väikesed võidud, väikesed hakkamasaamised oma rollis. Autonoomia ehk vabaduse vajadus. Ma tahan tunda, et keegi mind ülemäära ei kontrolli, ma tahan olla oma elu peremees, ma tahan ise otsustada. Mida rohkem mul seda lastakse teha, seda lihtsam on mul ka nende eesmärkide suunas liikuda. Ma tahan kuuluda meeskonda, kes on võitja, nii-öelda see võitjate meeskond, kes saab hakkama, kes on edukas, kus on turvalised suhted. Ja ma tahan tunda, et sellel kõigel on mingisugune laiem tähendus. See ei ole lihtsalt mulle sissetuleku teenimise koht. Ma tahan tunda, et see läheb kellelegi korda. Okei, see läheb meie klientidele korda. Aga seda ma igapäevaselt võib-olla ei pruugi üldse näha. Kas see läheb korda minu meeskonnale? Kas see läheb korda minu juhile? Kas see läheb korda sellele tööandjale? Mida rohkem ma seda tunnen, seda motiveerivamaks siin see töötamise kogemus muutub.